Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, 21. novembri nimetud digisaade algab ja täna on teiega saates Hans Lõugas, Henrik Roonemaa, Glenn Pilver ja Meelis Väljamäe. Vaatame korraks peale, kuidas Elon Musk raputab Twitteri puudi, mida sealt alla pudenenud ja kas, kuidas ja miks tasub kolida uude sotsiaalmeedia platvormile. Räägime sellest, kuidas üks Eesti kool lasi õpilastel oma telefonide sisu ette näidata ja kes tegi selles olukorras pahasti, kes hästi. Oluline tarbija uudis selles saates, kuidas odavasse telepulka saada endale äpid, nii et oma iga telekast nutikaks muuta. Ja saate lõpuks põnevaid vidina uudiseid ka. No nii, üks nädal on möödas eelmisest, kui me rääkisime sellest, kuidas Elon Musk Twitteri juhtimise on üle võtnud, toonud kaasa sellega hirmus palju kära, kisa, kolinat, inimeste vallandamist, inimeste lahkumist, kasutajate viha, reklaamiandjate möllu. Ja nädal on hiljem ja kõik see jätkub, aga Twitter ikkagi püsib, töötab edasi. See oli päris huvitav, jah, ma pean ütlema nüüd, et eelmine nädal me langesime selle asja ohvriks. Me salvestasime eelmisel nädalal vist, kas see oli ka reedel või? Ja Elon Musk parasjagu möllas ja siis me isegi ütlesime moka otsast, et ega me ei tea, mis esmaspäevaks saab ja juba olidki sündmused liikunud väga kiiresti, aga täna me salvestame jälle reede õhtul küll, päris niimoodi ikkagi korralikult pärast tööpäeva lõppu, aga see ei tähenda, et Elon Muski tööpäev oleks lõppenud, me ei tea, mida ta plaanib teha reedel, laupäeval ja pühapäeval, aga mina ärkasin siis täna ehk reedel üles ja nagu ikka esimese asjana ikkagi vaatasin Twitterit, selline loll harjumus on inimesel, aga mis teha. Ja panin Twitteri käima ja siis järjest tulid tweetid umbes, et see on nüüd tõenäoliselt mu viimane tweet. Oli tore Twitter sinuga, kuni sa olid. Nüüd on kõik, see on hästi selline maailmalõpuline olukord oli seal. Ja siis ma hakkasin uurima, et milles asi on ja inimesed tõesti olid oodanud ja ootavad siiamaani, et Twitter kukub oma enese raskuse all kokku, et Twitter sisuliselt lakkab töötamast täna reedel 18. novembril ja seda hetkel ei ole veel juhtunud. Aga miks nad seda niimoodi üle öö hakkasid kartma, oli see, et Elon Musk jätkab firma juhtimist vapral moel ja ta mõni päev tagasi siin saatis e-maili kõigile Twitteri töötajatele, kus oli vist, kas oli Google Formsi või mingi link oli ühesõnaga, mida tuli klikkida. Ja põhimõtteliselt seal e-mailis oli kirjas, et sõbrad, et nüüd läheb tõsiselt raskeks, et nüüd tulevad ülipikad tööpäevad, me veri ninast välja, müttame siin Twitteri nimel, väga keeruline olukord, suured väljakutsed ja te peate olema kõigeks valmis ja te peate umbes kõike andma endast ja need, kes soovivad seda teha, vajutage seda linki ja need, kes ei soovi, siis teadke, et teile on adjöö, eks, teie sugustel ei ole siin Twitteris midagi teha. Ja see läks paar päeva mööda ja siis täna ehk siis reedel, kui me salvestame, reede hommikuks olid siis hakanud jõudma ajakirjandusse esimesed uudised sellest, et enamus inimesi või praktiliselt ütleme, mitte keegi Twitteris ei vajutanud seda linki, et praktiliselt mitte keegi väidetavalt ei tahtnud Elon Muskiga jätkata ja sellest järele jäänud, palju seal on töötajaid järel? 3000 midagi? 7 midagi 3, oli? 3, pakkunud 5. 3, no võtta jah, et seal oli 7000 midagi minu meelest oli ja Elon Musk lasi neist pooled lahti ja nüüd nendest mõnest tuhandest, kes siis järgi jäid, väidetavalt valdav enamus on otsustanud minema jalutada Twitterist ja juba tänaseks vist on minema jalutanud või otsuse teinud või sellest otsusest teada andnud tervete oluliste selliste tuumiktiimide kaupa inimesi, kaasa arvatud tiim, kes maksab palka Twitteri inimestele on otsustanud praktiliselt in corpore lahkuda ja valdavalt ei ole siis lahkumisse otsust teinud need inimesed, kes on tulnud tööle USAsse Twitterisse väljaspoolt USA'd, kelle viisa tingimustes on kirjas, et nad peavad seal Twitteris töötama ja neil on väga raske Twitterist lahkuda. Aga nagu ikka, segadust on väga palju
igatahes kogu selle suure väidetava lahkumise peale noh, hakkasid kõik ootama, et kuna Twitter on ilma meeskonnata ja ilma kaptenita, et siis ta on nagu laev, mis lihtsalt riivib merel ja noh, on ainult aja küsimus, kuni ta põrkab millegi vastu ja vajub põhja. Ja seda on nüüd siis päev otsa oodatud, praeguseks hetkeks seda ei ole juhtunud ja võib juhtuda, aga see ei pruugi juhtuda täna, see võib juhtuda nädala pärast või noh. Jaa, et mingi aeg need arvutid seal põlevad ise, tuluksed põlevad, eks ole, asjad jooksevad. Ei tea. Ma pean ütlema, et tegelikult on, ütleme jällegi, ma ei taha ära sõnuda nüüd, sest kuigi nüüd pärast nagu kuuleb, siis on palju naermist, aga hetkel tegelikult ei ole midagi väljastpoolt näha, et mitte midagi, kõik toimib. Kõik toimib, inimesed säutsuvad, möllavad, info, pildid, videod, kõik liiguvad asjad ja isegi üsnagi kiire on. Mis jällegi ei tähenda, et ei võiks juhtuda, aga küll aga see on IT tööandjate mõttes on see selline õpetlik saaga. Mulle meenus lihtsalt kogu selle virvarri peale, no esiteks ma siin ka sirvisin uudiseid natukene, ma sain teada, et Twitteri kontor on praegu üldse kinni ja tehakse lahti siis, kui meie saade vist muutub avalikuks. See ka, just. 21. novembrist alles tehakse kontori uksed lahti, praegu on kõigil kaardid ära võetud ja öeldud, et puhake jalga. Nii et mida nad seal teevad, ma ei tea, aga see veel tuletas mulle meelde, aga oli see vist film, mille nimi oli Office Space, kui ma ei eksi, kus oli üks tööline, kes paigutati keldrisse ja siis ta istus seal ja tegi midagi ja põhimõtteliselt tahtis lihtsalt nagu tööl käia, et noh, ja see natuke meenutab mulle ka seda, et seda sama momenti, et võib-olla lõpuks need asjad töötavadki nii, et tuleb välja, et ei olegi vaja 7000 ega 10 000 ega 3000 ega üldse mingid töötajaid, need asjad lihtsalt nagu töötavadki ja seal ongi võib-olla hästi suur koht selleks, et võiks ju kriitilise pilguga üle vaadata, et kui on selline suur laev, mis purjetab tegelikult väga hästi ka 1 või 2 kapteniga, siis miks on vaja seal mingi must miljon. See muide, see ei ole üldse nali, mis sa räägid, et tegelikult mulle tundub, see ongi uue omaniku eesmärk aru saada, et see on üle rahvastatud paljud tiimid, saaks vähemaga hakkama. Aga see võib juhtuda, et A, ta on liiga kaugele ja B, lihtsalt see meeldib, kuidas ta seda teeb. Tähendab, et Twitter kui tööandjana on täiesti vastuvõetamatu väga palju seda küll, jah. Absoluutselt, tegelikult seal ongi ju see, et kui sa ikkagi nagu vähendad seda meeskonda ma ei tea, poole võrra või 3 korda ja siis need ülejäänud, kes on järgi jäänud, peavad tegema 3 korda rohkem tööd, siis mitte keegi tee seda tööd kvaliteetselt ja võib-olla nad teevad seda tööd nagu enam-vähem mõistlikult mingi aja ja siis nad ikkagi kukuvad kokku ja põlevad läbi, eks ole, et nagu noh, see ei ole jätkusuutlik lähenemine mitte mingi. Ja ei, see on ka oluline point mainida, et ega sellised asjad ei juhtugi ruttu, et kui kontorid on kinni paar päeva ja inimesed ei käi kas või võib-olla mitu nädalat tööl, siis tegelikult see asi triivib ja töötab ikkagi edasi, kui tehnoloogia töötab, aga no me teame ju, miks see kontor kinni pandi, sellepärast, et nüüd nad hakkavad selle aja jooksul installeerima seda kraanikaussi, mille Elon sille tõi. Mina muide olen valmis täitsa tunnustama Elon Muski jälle sellise julge panuste panemise eest. Ma tegin Twitterisse, kirjutasin ka, et ma olen valmis praktiliselt kihla vedama, et 1. jaanuaril 2023 ehk siis 1,5 kuu pärast on Twitter mitte ainult et elus, vaid on ka tugevam kui kunagi varem. Et mina ei usu, et ühte ettevõtet on võimalik nii kiiresti tappa ja mina ei usu ka, et Elon Musk on äriasjades nii loll, et ta selle nii kaugele laseks. Ma arvan, ta on selline Donald Trumpilik läbirääkija või noh, selline, sa ei saa kunagi aru, mida ta mõtleb ja mida ta teeb ja kus on plaan ja kus on lollus ja kus on lihtsalt kaos, aga ma arvan, et oma sisimas maailma kõige jõukam mees või noh, kes teab, kus ta parasjagu need aktsiad kõiguvad on ju. Aga ma arvan, et oma sisimas ta ei ole nii rumal ja ta ei lase neid asju nii kaugele, aga ta väänab käsi nii, et kõigil on väga valus ja võib-olla natuke tal endal ka. Aga see asi jätkub seal rõõmsalt. Ma oleks väga imestunud. Ma arvan, et see on ikka võimatu, et 45 miljardi dollariline firma üleöö kaob. Ma ei oska seda päris hästi ette kujutada. Ja selline hea nagu reaalsuskontroll või reality check on see ka sellisele võib-olla tänapäevasele, mis iganes tähega generatsiooni sellisele kaasavale, kõiki arvestavale ja natuke nunnutavale juhtimisstiilile, mida eriti IT-firmades on ju harrastatud. Ja ma ei arva, et see on vale juhtimisstiil, aga ma arvan, et see Elon Muski selline haamri alasiga kohale lendamine on väga suur väljakutse sellisele kallistamisringi ja kõiki arvestavale juhtimisstiilile, et see on hästi teistmoodi, eks. Mõni võib-olla ütleb, et vanakooli juhtimisstiil või et keegi lajatab ülevalt alla ja siis
kõik teevad, et see on ka põnev näha, mis sellest välja tuleb. Aga ja kui palju inimesi seal nagu lõpuks on, kes sellega on nõus ja kes sellist nagu diktaatorlikku firma juhtimist on nõus ka IT-st taluma, väga huvitav vaadata. Jah, kuigi ma arvan, et mul tundub lihtsalt, et üks asi on see, et kas sul on siuke väga demokraatlik või diktaatorlik ettevõtte juhtimine, mis on täitsa nagu mõnedele sobiv. Aga teine aspekt, mis hirmutab, on pigem see, et uus juht ei ole väga kompetentne, aga selle eest on ta väga tugevate arvamustega. Ja aktiivne. Inseneridega vaidleb ja väga aktiivne. Ja aga no samas ikkagi on olulised ka ju lõpuks on olulised inimesed, et ega ta üksi seda asja ei saa teha, et tegelikult peab olema see, kes seal tööd teeb ja kes asja nagu innukalt edasi lükkab, mitte Elon Musk üksinda ilmselt, aga noh, te ei saa nagu olla jah, ainult selline kuri boss, kes kõiki jõuga ajab tööle ja sealt ära, eks ole. No aga see viib meid järgmise teemani, kuhu väga paljud lähevad. Twitterist on siis sait nimega Mastodon, mis on selline vabavaraline. Mastodon kukkus täna hommikul selle peale kokku, inimesed ei saanud oma kontosid teha, kui ma just tahtsin öelda, et see palju hullemini toimib ja kasutaja vaatenurgast. Minul näiteks kas hommikul või mingi hetk lihtsalt märkis äpp, et ta on offline ja enam midagi ära ei ühenda ja pihta ei hakka ja mingid serverid on maas. Sest et no üks asi on, et on palju kasutajaid ja see keegi ei garanteeri mulle, et see teenus töötab. Jah, aga mina muide arvan, et no, vaata selline nagu loovisikuid hoidab ja kõigiga arvestab juhtimisstiil ja et see on tõenäoliselt väga hea selleks, kui on vaja firmas kreatiivselt midagi leiutada ja seda asja edasi viia ja edasi arendada ja inimesed tulevad ideedega ja kõik tahavad panustada ja kõigil silmad säravad ja sinu väljakutse juhina on võib-olla see, et kuidas inimestelt need head ideed kätte saada ja siis panna nad selle nimel tegutsema ja aga Twitter ei ole, võib-olla Elon Musk on arvestanud sellega, et ta lihtsalt tahab, et Twitter tiksuks praegu edasi. Et ta ei tahagi seda mitte kuhugi edasi viia, ta ei tahagi midagi arendada, ta ei tahagi mingit särasimseid tüüpe, ta tahab lihtsalt mingit tunkedes vanasid, eks ole, kes hoiaks juhtmed ühendatuna selleks, et ta nagu tänasel kujul tiksuks edasi, drastiliselt vähendatud kuludega ja siis hakata vaatama, et aga mis me sellega teeme, et mis kultuuri see ettevõte peab kandma, kes seda nagu edasi hakkab arendama, mis need suunad on, sest noh, tõele au andes, ega Twitter viimaste aastate jooksul ei ole kogu see kreatiivsus, mis seal võib-olla on olnud ja need head inimesed, see ei ole nagu eriti valla pääsenud, ettevõte ei ole mitte midagi tegelikult ju arenduse mõttes nagu eriti teinud, tweetide mingisugused muutmised ja kõiksugune sellised arendusmõtted, mida Twitterilt on tahetud, reklaamimüügis ta ei ole mingi eriline tegija, eks ole, need reklaamid seal nagu ei toimi, et mida iganes see senine juhtkond ja senine töötajaskond proovis seal Twitteri arendamiseks teha, tulemuseks oli ikka see, et ta lihtsalt tiksus. Ja noh, miks siis mitte lammutada ära kogu see jura, mis ei tööta ja hoida teda tiksumas ja ehitada uus süsteem, mis äkki suudab. Maskil on tegelikult see probleem, et enamus sellest rahast, mis ta Twitterist maksis, mida on väga palju, ei ole tema oma, ehk siis ta peab seda kuidagi tagasi maksma, ehk siis tema eesmärk oleks panna Twitter kasumit teenima, ehk siis põhimõtteliselt kõik need $8 checkmargid ja kaasa arvatud kogu see reklaamibusiness peaks ju selle eesmärgiga olema loodud, aga oma juhtimisstiiliga ta on nagu enamus neid suure rahakotiga reklaamaindeid sealt nagu praegu ära hirmutanud, et tegelikult see tegevus toimub vastupidisena sellele, mis ma saan aru, et sa tahad teha seda firmat õhemaks ja vähendada kulusid, aga kui sa teed sellises stiilis seda, siis see nagu töötab eesmärgile vastupidiselt. No saame näha, ma saan aru, et keegi teist ei taha minuga kihla vedada seal, et kas ei, ma olen pigem nõus, et see on täitsa õige. Kokku, jah. Aga huvitavam oleks kihledu, kui sa paneks aastanumbriks 2024 1. jaanuar, sest selle aja peale võivad rohkem midagi juhtuda. Ma arvan, et siis on tõenäoliselt Twitter õitseb. Väga huvitav. See on ikkagi inimene, kes on kogu maailma pööranud elektriautode usku praktiliselt üksinda ja viinud kosmose täis mingid satelliite, mis annavad interneti üles ja alla. Võiks isegi öelda, et need on lihtsamad probleemid. Jah, minu jaoks on ka täiesti müstiline, et kuidas inimene, kes on suutnud 2 nagu sellist üsna tugevat reguleeritud alas töötavat firmat nii edukalt üles ehitada, on sellise kobarkäkiga hakkama saanud, eks ole, et see on põhjutis taha võtta hästi. No veel ei tea. Mina ikkagi ütlen, et see on mingid käkki, et selles hulluses on meetod, see inglise keeles on selline ütlus. Jah, võimalik. Aga ma olen võib-olla tarbetult optimistlik, et eks näeme. Aga Hans, aga Mastodoni juurde me juba korra jõudsime. Mis seal siis nüüd on? Kas kõik eestlased, keda sa seni Twitteris jälgisid, on tänase seisuga sinna üle kolinud ja sa peaks ütlema, et tulge kõik või?
vastupidi, minu arust pole midagi muutunud, et on paar inimest on sinna tekkinud, aga see sisu, mida jälgida Twitterist, seda seal Mastodonis minu jaoks ei ole, pluss ta on lihtsalt tõrgub oma ülekoormuse all, nii et ma ei tea, Mastodoni selline tähehetk on, see ei ole nagu uus mobiilimäng, mida kõik tõmbavad ja mängivad koos, sest et sotsiaalvõrgustiku väärtus on selles nii-öelda kontaktides. Minu arust see ei ole ju esimene laine, kus inimesed väitsid, et nad lähevad massiliselt Mastodoni üle, et Mastodon ei ole ju tegelikult uus platvorm, ta on ikka mitu aastat olnud ja mina olen tast mitu aastat kuulnud ja mitte siiamaani pole mul kunagi tekkinud tunne, et ma isegi tahaks vaadata, mis see selline on, et see ei ole pakkunud mulle piisavalt palju huvi, sest et seal ei ole nagu ilmselt piisavalt palju sisu võrreldes kas Twitteriga. Eks on igast valdkonnast, mis ma tean, on käputäis aktiivsemad arvamusliidrid sinna läinud, et nagu inimesed sinna lähevad ja võib-olla nad toovad endaga kaasa mõne protsendi oma Twitteri jälgijaskonnast, aga väga pikk maa on veel minna, et üks teist asendaks. Ma lihtsalt lõpetuseks võib-olla ütleks, et ega laiemas filosoofilisemas vaates ongi see ikkagi nii, et palju raha on ka seal, kus on palju inimesi ja samamoodi ka palju infot ja kui seal on inimesed, siis tuleb sinna neid juurde ja kui seal ei ole inimesi, lähevad viimasedki ära. Aga lähme äkki teema saatega edasi ja pöörame korra pilgu Eesti uudistesse. Ja kes on uudiseid jälginud, on kuulnud ühte huvitavat lugu, mis juhtus Eesti koolis lõppenud nädalal, see on siis Audentese koolis tegi üks õpilane Instagrami konto ja selle teiste õpilastega koos aktiivsus viis selleni, et kooli siis töötajad, kooli juhtkond kutsus kokku õpilased seletuskirja kirjutama ja kästi ette näidata kõigil oma telefonid, kas nad jälgivad oma kontot või mitte. Olete selle looga kursis? Mina nägin pealkirja, nii et sa võid ma natuke lugesin ka. Enam-vähem juba oli selge, milles lugu muidugi on, nagu ma aru sain, jah, et aga siis vist läks nagu käima piltlikult öeldes saag teemal, et kas siis nii tohib teha, kas ahistatakse õpilasi või õpetajaid või noh, et ühesõnaga igalühel oli arvamus. Ja natuke selline, kuidas öeldakse, digitaalne huligaansus, sest Instagrami konto ei olnud mitte selleks, et kooli ja töötajaid kiita, vaid pigem oli siis seal taga koguti teistelt õpilastelt kommentaare, pehmelt öeldes solvanguid, mis siis Instagrami konto edasi jagas. Ja kooli juhtkond üritas seda siis lõpetada. Ja aga pahandus tõusis, eks ole, mitte sellest lõpetamisest, vaid pahandus tõusis mingisugusest veidrast sündmustikust, kus kool kogus need õpilased praktiliselt kõik siin aulasse kokku, kõik kirjutasid seletuskirja. Ja siis, miks meie sellest siin saates räägime, järgnes selline veider sündmustik, et õpilased sel ajal, kui nad seletuskirja kirjutasid, siis ma saan aru, et nende telefonid olid neil laua peal, igal ühel oma laua peal ja siis läks mingi koolitöötaja, luges selle seletuskirja läbi ja seletuskirjas pidi siis ka, ma saan aru, kirjutama, et kas õpilane jälgib seda kontot või mitte. Ja siis direktor ütleb, et see oli aususe kontroll, et siis kästi igal õpilasel oma telefon avada ja näidata koolitöötajale, kas ta jälgib seda kontot või mitte. Aga täpsusta korraks, et mis mul kuidagi läks kahe kõrva pealt läbi, mis konto see selline üldse oli, et sinna siis koguti. Keegi tegi siukse digitaalse huligaansuse, jagas anonüümselt kooli kohta siukset mingit sõimu. Jah, no ma arvan, et see ei ole ka, ütleme, et mina küll ei taha öelda, et see oli jube kihvt, et selline konto tehti, eks, aga ma nüüd mul on sellega, et kool nagu kontrollib iga õpilase telefonist, kas õpilane jälgib seda kontot või mitte. Mul on sellega kaks väga suurt probleemi. Esimene on see, et ma võin jälgida Eesti riigis, isegi vanakuradi vanaema Twitteris, kui ma tahan, või kuskil mis iganes Instagramis või TikTokis. Et see no isegi vanasti, kui tohutu mingi tarkvarapiraatluse teemaline jaur käis, siis mäletame, et BitTorrentist alla võis kõike laadida. Isegi politsei ei ulatunud sinuni, kui sa sealt alla laadisid midagi. Probleem oli ülestlaadimine, see oli nagu kuritegu. Ehk minu mõistus tõrgub aru saamast, mida kool saavutab sellega või miks on keelatud mingi konto jälgimine. Võib-olla mõni jälgis seda sellepärast, et ma ei tea, raporteerida kuhugi või lihtsalt uudishimust või millegi jälgimine, ma arvan,
iga inimese põhiseaduslik õigus tõenäoliselt, kui see ei ole otseselt seaduse vastane mingisuguse, ma ei tea, terroristlik või mis iganes, mingi vägivaldne sisu. Ja isegi siis ma küsiks, et kas võib, ja teine asi on see, et kas need õnnetud inimesed, kes koolis töötavad, kas nad nagu korraks peatusid ja mõtlesid, kas nad tahavad võtta endale seda vastutust, et tegelikult nagu lasta silme eest läbi, keda, mis kontosid iga üksikse kooli õpilane jälgib. Sest selle teadmisega võib nagu vaese koolitöötaja nagu pähe tekkida väga palju vastutust. Kujutage ette, kui seal on mingisugune, kui on mõned lapsed, kes jälgivad näiteks, ma ei tea, gei või transsooliste teemalisi kontosid. Aga nad on alaealised, eks nad on alles otsingute teel. Võib-olla keegi jälgib mingit koduvägivalla või mingisugust või mingit hullemat nagu asja, mis on üliprivaatne, siis minu mõistus nüüd eriti tõrgub aru saamast, et kuidas on võimalik, et mingisugused inimesed, täiskasvanud inimesed koolist sunnivad lapsi laotama oma sellist nagu eraelu niimoodi avalikkuse ette ja veel tahavad võtta endale seda vastutust, et sa järgmine kord vaatad seda klassi õpetajana. Ja sa näed, et seal istub see laps, kelle kohta sa tead, et ma ei tea, et temast võib-olla kasvab gei. See on uskumatu, miks peaks üks terve mõistuslik täiskasvanu tahtma selliseid asju üldse teada. Kui vanade lastega see üldse tegemist oli? Koolilastega, see ei ole ülikool. No jah, see on ülikool muidugi, väga suur vahe on, kas me vaatame tegelikult nagu võib-olla 9-10 aastase lapse kontot või 15-16. Ma isegi arvan, et ei ole väga suurt vahet. Seal oli pigem olid nagu see gümnaasiumi õpilased, aga väidetavalt osad põhikooli. Aga alaealised on siiski kõik, eks. Seda küll jah, et iseenesest ma olen ka selle poolega täiesti nõus, mis Henrik ütles, et seda nagu, et see on tegelikult hästi siuke kahe teraga mõõk ju ka täiskasvanute ühiskonnas, sest ju internet on ju täis tegelikult pehmelt öeldes igasugust sitta, millest mõni on ikka väga kleepu ja ongi vägivaldne, et kuhu sa siis nagu selle piiri tõmbad, et kust alates näiteks mingisugune relvadest nagu fanatismi sattuv tüüp, eks ole, on virtuaalne ja kust alates ta muutub nagu reaalseks, eks ole, et see on tegelikult väga libe tee, et siin kohal ilmselgelt mindi üle piiri sellega, et siis need nii-öelda ettekästi näidata kõik need asjad täpselt nendel põhjustel, mis Henrik üles luges, aga teistpidi ma saan aru ka sellest pointist, mis seal teisel pool on, et ei saa justkui sellist lausanonüümset pasaloopimist ka nagu keeruline mõnes mõttes tolereerida. Ma just tahtsingi öelda, et mulle tundub, et tegelikult üsnagi konsensus on, et see telefoni ette näitamine, et see ei olnud kuidagi mõistlik samm, aga mida teha, kas kool peaks üldse midagi tegema? Kui toimub selline kampaania korras väga lihtne võimalus on seal, et kui kool arvab, et on tehtud mingisugune, ma ei tea, väärtegu, kuritegu, siis on võimalik teha avaldus politseile ja politsei tegeleb nende inimestega, et see ei ole kooli asi nendes. Ja on võimalik rääkida ka vanematega, laste ikkagi alaealistest vastutavad nende vanemad. Et üks asi on see, et politsei saab võtta, jälgida kasutustingimuste rikkumise pärast teha siis sellele platvormile, Facebookile või Instagramile avaldise, võetakse konto maha. Aga pigem, et mida peaks kool tegema, et nagu õpilastega dialoogi arutada, et mis teile ei meeldi, mis probleem on ja kuidas nad saaks selle probleemi nagu anonüümselt või nimega välja öelda. Mulle tundub, et seal on tegelikult see, mida peaks tegelema. Üsna sarnane, natuke teistmoodi, aga mõnes mõttes haakuv teema on see, praegus juhul on see palju hullem, kui see on tegemist on lastega, eks ole, aga kui mõnes riigis kipuvad tekkima asjad, et kui sa oled kodukontorist teed tööd ja siis su tööandja tahab tingimata sind arvutit jälgida, et mida sa täpselt teed ja kui palju sa tööd teed, see on ka nagu kogu aeg on kaamera sees. Samasugune, jah. Aga see ei ole päris samasugune, sest siis sul on tööarvut ja tööaeg ja on nagu normaalne eeldada, et sa ei jälgi seal kontosid. Jah, aga samas seda saab mõõta teistmoodi. Mis on privaatsed. Ei, see ütleb selles mõttes, ma ütles selles mõttes igal juhul, nagu Hans ütles, et selgelt, et minust selle juhtumi puhul oli siis selgelt nagu üle reageerimine igal juhul, kas või täpselt sellel põhjusel, mis Henrik siin üles kõik loetles on ju, et kui sa ikka tõesti avastad kellegil sellised asju, mis võib-olla teda, õpilaste suhtes on ju hoopis teine teema, ongi see kiusamine või solvamine või halvustamine ja kui sa leiad täpselt selliseid temaatikaid, me keegi tahab hoida privaatsena ja mis ei ole üldse vägivaldsed, siis on see ju hoopis vastupidine lugu, aga samal ajal ma näen ka seda teist poolt asjas, mis ongi nagu see, et sa pead ühiskonnas ja ka koolis tervikuna aru saama,
et millal ja kuidas oleks õige aeg kusagile sekkuda, et noh, kui lihtsalt tuua mingi väga meelevaldne paralleel siin viimastel aegadel on ka jooksnud uudistest väga terava teemaga läbi, kuidas mingid suured koerad jooksevad ringi ja inimesi hammustavad ja ära söövad. Ja siis öeldakse, et enamik nagu politseisid ja ametnikud ütlevad, aga me ei saa ennem justkui midagi teha, kui see koer ei hammustagi kellegi kõrva ära, eks ole, et nii kaua, kuni see koer seal ringi jookseb ja lõriseb, noh nii kaua sorry vaan, eks ole, et noh, mis me ikka siis siin teeme, eks ole, et aga teha saab alles siis, kui keegi on põhimõtteliselt surnud või poolsurnud, et see on nagu natuke seesama teema, et päris nagu minna lasta ka ei saaks ikkagi, ütleme nii. Aga koolis töötavad ju professionaalid, no ma ei kujuta ette, kuidas saab kivipallurite kamp lihtsalt nagu. Ma ei tea Audentese kooli kohta mitte midagi, kõikides koolis ei tööta professionaalid. Ja ma tahtsin just öelda, et see jõuab tegelikult teise probleemi, et ega meil õpetajatega nagu lihtne ei ole selles mõttes, millest ei ole neid piisavalt, noh ühesõnaga, et ja ma ütlen seda tegelikult kogu respektist kooli kui sellise vastu, et jube raske on ja kus sa tead, kas lapsed, kes kirjutavad roppusi, kas see on see maa, kus nad katsetavad piire, et kas minu roppuse eest järgneb mingi karistus või tegelikult on mingi koolis mingi ahistav olukord ja sa ei saagi muud moodi välja öelda seda, vanemad ei kuula, kooli, keegi ei kuula juhtkond ja sa pead tegema mingi anonüümse konto. See on nagu äärmus ja sealt vahelt tuleb leida tegelikult, see on see raske probleem, et kuidas siis julgustama lapsi niimoodi ennast väljendama, et esiteks sa lihtsalt ei sõida pasunasse või ei tee nagu liiga, aga samas sa ka ei keela ära seda, et kuule, rääkida võib ja rääkima. Ja samas peab ikkagi jääma ka, mina nagu ei väsi ka seda aspekti ikkagi korraldamast, et mingisugune jutumärkides mõõdukas vits peab ka jääma ikkagi kooli või lapse poolt, et see on noh, et ei ole olemas vähemalt seni ei inimeste ega loomade seas sellist ühiskonda, kes kasvab toredaks ainult pai tehes. Et nii ei ole lihtsalt, ükskõik kuidas me seda tahaksime, keerab see kuskile poole kaldu, et ma mäletan ka oma kooliaegadest, kus oli, käisin 7. keskkoolis, kus oli ka kool oli selline, et kui vaatasid mingit kõrval naabripoiste kooli, siis sinna mindi umbes nagu taheti, et noh, täna ei viitsi, siis ei lähe aga mul oli nagu selline tunne, et kui kooli ei lähe, et siis nagu maailm plahvatleb, et see oli nagu nii range lihtsalt ja teistpidi võib-olla see ongi tore, et võib-olla ma oleks täna vangis, kui ma ei oleks teistsuguses koolis, ma ei tea, eks ole, nii et ma tahangi nagu seda öelda, et seal see ei ole nagu mustvalge maailm, aga ilmselgelt jah, sellega reageeriti üle. Igatahes väga hea kaasus tegelikult toob palju mõtteainet ja palju erinevaid teemasid kokku ühes kohas koos. Ma lihtsalt loodan, et kui järgmine kord seal keegi klassi ees seisab ja vaatab mingi õpilase silma ja mõtleb, et mida ma su kohta tean ja kuhu ma selle panen ja kas ma mingite teiste tädidega nagu sünnipäeval pärast 2 lõiku sefiiritorti ja 2 pitsi konjakit räägin, suudan seda enda teada hoida või suudame. See tekitab nii palju mingit absurdseid küsimusi, et minu meelest mida vähem teada mingis mõttes seda parem, kui see pole sinu asi. Kui see on sinu asi, siis on ka sinu asi teada, kuidas sa saad teada. Ja kui see pole sinu asi, siis jumala eest ära tänapäevases nagu andmekaitse ja no sellises ühiskonnas, kus kõik on digitaalne ja kõik on võib-olla kõigile näha, siis ma ütleks, et mida vähem sa tead asju, mis pole sinu asi, seda lihtsam sul on ja ma arvan, et koolitöötajad tegid endale nagu päris suure karuteene sellega. Arvata on ja loodame, et on vähemalt õppejõuniks teistele, kes sellest kuulevad. Aga lähme edasi lõbusamat, elu läheb lõbusamaks, elu läheb ilusamaks, öeldi küll ühes teises kontekstis, aga praegu võime öelda meie saate kontekstis sellepärast, et nüüd järgneb tarbija rubriik tarbija nippidega ja hulk saateid tagasi, võib-olla 4, 5, 10 tagasi oli meil juttu streamingu teenustest, oli juttu telekatest, oli juttu sellest, et kuidas lõpuks on väga lihtne ühe nutika pulgaga teha ükskõik milline telekas targaks. Ja need pulki on erinevaid, üldiselt käivad HDMI pesasse telekale ja see pulk ise on väike arvuti, mis sisaldab kõiki neid äppe ja rakendusi, mida siis näiteks nutitelekas oleks sees. Ja toonase vestluse käigus Meelis mainis meile, et tema on läbi teinud tööle pannud siis sellise nutika viisi, et Meelis, sa nüüd paranda minu sissejuhatust, aga kui mul õigus on, siis sa oled kasutad Amazoni Fire Sticki, mis on üks oma taolistes soodsaim pulk ja oled sinna leidnud viisi, kuidas sinna peale saab mõnusasti ja mugavalt Google'i rakendusi panna. No ütleme siis niimoodi, et tsiteerides klassikuid siis, et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada sellest, et küsimus miks, eks ole, ja siin on nagu mitu
mitu küsimust, et esimene küsimus on see, et. Esimene, miks Amazoni pulk? Jaa, nii ongi. Esimene asi on see, et meie kodus siin oma väikses peres vaatame üsna palju Briti telekanaleid. Ja esimene asi, kuidas see teha saab, on see, et sul on vaja VPN-i, eks ole, noh, nagu me kõik teame, et mõned asjad on lihtsalt geoblokeeritud. Teine asi on see, et minu esimene ja teine soov mul oli, et ma saaksin kõik asju teha ühe seadmega. Ja algselt ma panin suhteliselt suured lootused selle Telia Androidiga boksi peale, eks ole, kuna teadsin, et see oli tulemas ja seal oli, kui see boks tuli, siis minu esimene üllatus oli see, et üllatus, aga Telia suhtis teha 140 eurose boksi, mis ei toeta Netflixi, sest nad ei tahtnud sellest maksta, nagu ma aru saan. Telia boksid Rootsis ja Soomes toetavad Netflixi, nii et ei tea. Oota, aga ma teen korra pausi sinu teemasse, et see telekanalide, see sisu, millest sa räägid. Jah. See kõik on saadaval äppidena või? Just, nii, sinna me nüüd jõuamegi. Nüüd esimene asi oli see, et kukkus ära Telia boks, sest et ei toeta Netflixi. Nii. Ja teiseks on see, et tegelikult pulk on mõnes mõttes parem kui boks, sest et ta on väiksem, kui sa tahad mis telekat seina peale panna, siis ta võtab vähem ruumi. Boksi eeliseks on see, et tal on füüsiline kaablipesa, et kui sa wifi on võib-olla kehv, siis saad kaablis on taha pista, eks ole, maitse asi. Aga teine asi oligi see, et mis ma veel oma üllatuseks avastasin, oli see, et inglise telekanalite jaoks kummalisel kombel Android TV-d ei ole olemas. Ehk siis neil ei ole olemas standardset Android TV äppi enamasti, mida saab kuskilt Play Store'ist alla laadida ka Inglismaal. Neil on olemas üks ühine teenus, mis on nii-öelda wrapper, mille nad litsenseerivad siis vastavalt tootjale. Ja täpselt samamoodi nad teevad seda ka üksikud äppide, näiteks Sony teleritel on see olemas. Philipsi teleritel ei ole, mis ei ole Inglismaal teemaks, eks ole, samuti Xiaomi pulgal, mis meil on siin populaarne, lihtsalt ei ole, et üks variant on see, et seda nii-öelda Channel 4 äpp ei ole olemas, kui üldse saad ainult läbi selle nii-öelda sellise wrapperi kasutada, mis Eestis ei tööta. Ja see wrapper on äpp, mille sa saad laadida Google. Ja see on, ma praegu julgen seda nime öelda, aga see on nagu ühesõnaga selline inglise kanalite enda tehtud selline nii-öelda poes või selles mõttes selline asi, mille kaudu nad siis free või play on ta äkki ja kus kõik siis inglise platvormid koos on, eks ole. Ja teine siis ITV eksisteerib küll ITV jaoks Android TV äpp, aga kui sa installid, siis ta ütleb, et sorry, aga sinu seade ei ole whitelistis, nii et sa ei saa seda kasutada seal. Ja nii lihtne see oligi ja kuna nii Rokule kui Fire TV'le on need kõik äpid olemas ja vana Fire TV Sticki peal ma ka neid kasutasin, siis tekkis küsimus, et miks mitte siis vaadata Eesti kanalid selle pealt, siis tekkiski järgmine küsimus, et minu vana Fire TV Stick, mis on mitu aastat vana, kuna Amazon teatavasti ei uuenda Androidi seal väga tihti, selle Fire OSi Androidi versioon oli äkki 6.0 või 7.0, midagi sellist üsna vana, eks ole. Ja uuemad äpid nõuavad uuemat Androidi, Telia TV-l on see miinimum 8 ja vist Go3-l on 7, ehk siis Eesti asjad ei töötanud seal peal. Ja kolmas põhjus oli see, et ma tegelikult tahtsin saada, et mu asjad töötaksid ühest puldist ja selle uuemal Fire TV Stickil on siis olemas 3 olulist nuppu, need on mute, et ma saaksin heli välja lülitada, need on helitugevuse reguleerimine, need on teleri sisse välja lülitamise nupp, eks ma saan teleri puldi ära panna ja kasutada kõike sellest ühest pulgapuldist. Ja siis ma tellisin ka omale Amazonist, kuna neid Eestisse ei saadeta või saadetakse mingit rahvusvahelist versiooni, mis maksab topelt, kui see nüüd inglise kodanikele maksaks. Tellisin eShop V-Drop siis Leedu vahendusfirma kaudu selle nende Saksa Amazonist, nende Saksa vahendus putkasse ja siis nad saatsid selle mulle 6 euro eest, nii et või 8 eurost midagi sellist. Sain ta kokku, võtaks ikkagi alla 40 euro kätte. Kõige kankamasse, kõige viimase, et tegelikult päris hea hind, eks ole. Ja siis ma hakkasingi sellega nagu möllama, et õnneks kuna mul oli Amazoni konto olemas, siis kõik need inglise kanalid ja Netflixid ja muud asjad, mis mul olid, tulid nagu umbes nagu iPhone'il, et logisin sisse ja kõik oli automaatselt olemas, eks ole, nii et selles mõttes see oli nagu väga valutu. Ja siis ma üritasingi hakata seda Teliat sinna peale saama ja esimese asjana, mis tuleb teha, on see, nagu ikka sellistel asjadel, see, mida ma nüüd räägin,
tuleb teha oma vastutusel, ehk siis, et kõik on mitte ametlik. Kruvikarp lahti ühenda 2 klemmi teise kohta. ei Amazon ega Telia ei vastuta sellest, kui see asi teil ei tööta või midagi juhtub, eks ole. Et ühesõnaga, tegelikult on siis niimoodi, et kõigepealt tuleb tõmmata sealt Amazoni App Store'ist selline äpp nagu Downloader, mis on selline brauseri moodi lahendus, mis laseb sul siis erinevaid faile alla laadida. Ja menüüst tuleb nagu ikka Androidiga seadmetel aktiveerida siis developer options ja alt see, et luba installida mitte poes võetud äpp, eks ole. Ja siis downloaderiga mina installisin sellise asja nagu Aurora Store, mis on selline Google Play vahel olev jällegi mingisugune layer, mis siis tõlgib Google Play saadavaks nende seadmete peal, kus see tegelikult ei tööta, eks ole. Ja Aurora Store ühtlasi lubab ka emuleerida erinevaid seadmeid, mina võtsin sealt Sony Teleri, aga tegelikult väidetavalt ta töötab ka ilma, et kui sa lihtsalt paned tööle. Ja siis ma otsisin sealt Aurora Store'ist üles selle Telia TV, otsisin üles Jupiteri ja Go3, 3 asja, mis mind huvitasid, installisin ära, üllatus, kõik töötasid suurepäraselt. Ja ainuke asi, mida ma ei leidnud, oli Elise elamus, aga ma ei tea miks, aga ma tean, et seda saab ka nii-öelda eraldi APK-na installida, töötab küll, nii et ei tohiks olla probleemi. Ükski neist ei vaja Google'i teenuseid, mis on tavaliselt Amazoni pulkade puhul probleemiks, eks ole, ja seal ta töötab ilma nende täiesti ilusti. Huvitav on see ja ma ei oska öelda, kas see on Telia küsimus, aga Telia äpi põhimiinus Androidi seadmetel minu jaoks on olnud see, et ta avaneb aeglaselt, ehk siis kui ma Telia äpi lahti teen, siis tükk aega on see rõngas seal ees ja mõtleb, et teistel äppidel mitte ühelgi avamine nii kaua aega ei võta, aga nii naljaks, kus ei ole, siis Fire TV peal ta avaneb kiiremini, kui avaneb selle näiteks selle Xiaomi boksi peal või siis ka Telia enda boksi peal, eks ole. Telia enda boksi peal on ta natuke kiirem kui Xiaomi pulga peal, ilmselt sellepärast, et talle on antud seal mingi prioriteet sisus, loogiline oleks, eks ole. Aga Fire TV peal on kõige kiirem. Minul on seal veel üks kummaline asi, mis on loogiline, on see, et üks geobloki meetod Channel 4 äpil on see, et ta vaatab su seadme aega, ehk siis saaks samas ajavööndis. Ehk siis mul on pandud selle Fire TV stiki kell on pandud 2 tundi tagasi ehk inglise aja peale, muidu ta ütleb kohe tunnust ära, ma ei mängi, mis tähendab seda, et Telia TV samas seadmes ei näita mulle telekava, sest et lihtsalt aeg ei klapi, eks ole, loogiline ju. Eks on probleeme, aga töötab ilusti ja Go3 töötab ka muideks väga ilusti ja näitab kanaleid ja Jupiter samamoodi, nii et mina sain nagu lahendatud, et ma ei oska küsigi, kui teil on küsimusi. See Aurora töötab, kuni töötab, jah. Kui töötab, kuni töötab, jah. Aga ma ei näe ka tegelikult põhjust, miks seni, kuni need Sideloadi asjad töötavad, et Telial või kellelgi ei ole ju põhjust panna seda asja kinni. Nemad, sa oled maksev klient ja sa vaatad seda teenust nende ametliku äpi kaudu, mis siis, et see on kuskil mujalt installitud. No neil on kuskil mingi Excel, mis ütleb, kas neil on kasulikum sul sundida sind ostma seda 140 eurost digiboksi või 40 eurost Fire Sticki. Aga ma arvan, aga sinna vahel jääb kas see sama 55 eurone Xiaomi stick, mis mul olemas on. Plus sinusuguseid on 3,5 inimest Eestis, nii et selles mõttes ma arvan, nad väga ei ole ju tegelikult see ei ole mass, eks ole, see on väga väike osa inimesi, kes seda teevad, sellist asja teevad. Aga mina olen lõpptulemusena enam-vähem rahul. See Aurora Store on päris huvitav leid, mis aitab siis tõlkida siis ühe äpi. Ma tükk aega googledasin kuidas seda tööle saada korralikult, ma leidsin jumal juhuslikult selle Aurora Store'i, ma parem kuulnudki sellest midagi. Ma olin tegelikult juba alla andmas ja siis ma nagu leidsin selle. Ütle uuesti korra, milline Fire Stick sul on? 4K Max äkki 4K Max, see on kõige võimsam. Max on see igal juhul, see taga peab olema, see on kõige uuem 4K Max. Osadel vanadel 4K-del on veel see vanem Androidi versioon peal. Selge. Ma tahtsin siin lisada oma väikse huvitava, palju vähem huvitava ja palju vähem põhjaliku seiklusega. Ostsin Hisense'i teleri, sest ma guugeldasin, et mis on kõige parem odav teler ja päris mitmed saidid, kes midagi teavad asjast, andsid vastuseks teatud Hisense'i mudeleid, millel on local area dimming isegi seal 600 eurosel suurel teleril ja nii edasi. Ja siis kuna mul oli kiire ja ma olen laisk, siis ma ka guugeldasin, et kas sellel on Google või Android TV ja mingi sait ütles, et on ja tellisin ära, siis selgus, et ei ole, neil on mingi enda, mis iganes asi. Neil on see, et odavamatel ei ole ja kallimatel on. Ja huvitav on see, et puldi peal on, mul ei ole pulti käepärast, aga mulle tundus, et vähemalt 6 nuppu erinevate streaming teenustega, kus sa saad otse. Selleks, et saada seda nõusoleku sinna platvormi peale minna, tahavad oma nuppu saada. Ja mis on huvitav, et mis iganes tarkvara nad seal teleris kasutavad, see toimib välgu kiirusel. Ma ei ole nii kiiret teleri operatsioonisüsteemi veel nagu nutiajastul näinud. Linuxi peal ja HTML5, eks ole, ongi kõik, et ta ei erine väga palju teistest.
aga mida ei ole, muidugi on kõik need äpid, millest me oleme siin rääkinud, Go3-d ja mida neid ei ole lihtsalt seal poes on ju. Ja siis ma otsisin lahendust ja mina ei teadnud, et on olemas Google'i Chromecasti pulk Google TV-ga. Ehk mingi versioon sellest on see, kus on see Android TV ka sisse Chromecasti pulgale sisse ehitatud. Ja see hind on midagi sarnast, nagu Meelis ütles, vist oli natuke kallim, 4K versioon oli 50 või 60 Eestis on ta 80 € kandis, aga mujal on ta vist odavam. Ja ka toimib super hästi, pult on kaasas, Chromecast samamoodi läheb HDMI-sse. Ja sul on siis see Chromecasti jubin, pluss sul on kogu see Android TV, Google Play poe ja kõikide äppidega, mis sa tahad. Ja samamoodi väga kiire ja väga mõnus, ma olen nagu super rahul, et ma ei teadnud, et otse Google'i käest ka tegelikult saab digiboksi. Et selle küsimuse juures, miks mul oleks vaja osta 2-3 korda kallimalt mingisugune Eesti digiboks, mis toetab või ei toeta mingid asju, ei olegi nagu head põhjust. Aga ma võin rääkida siia juurde, kui sa just hakkasid telekast rääkima ja sellest, missugune tarkvara selle peale on, siis mina avastasin ka, pean endale tuhka pähe raputama, et ma hiljuti ostsin omal ühe natukene kannatada saanud teleri hea hinnaga ja Samsungi eelmise aasta mudeli ja siis seal on ka eks selle Samsungi Smart TV asi peal ja mina olen kogu aeg rääkinud, et kuidas nagu samamoodi, et siin ei tule ju mingid Eesti asju, eks ole ja kogu aeg olen kasutanud nüüd teisi pulkasid, sest mul vana teler ei olnud nutiteler. Ei ole väga sellesse süvenenud ja üllatus, kui ma avastasin oma suureks imestuseks, et Samsungi teleril on tekkinud nii Go3 kui Elisa elamusbeetana kui ka Jupiter välja ja isegi Apollo TV, mis nüüd küll kinni pandi, eks ole, aga kõik need asjad on olemas, ainuke asi, mida seal ei ole, kes teab, mis põhjusel on Telia TV ja see hakkab mulle üsna kummalisema tunduma, sest kui teised suudavad, aga Elisa on või? Elisa on, beetana küll, ehk siis kui midagi ei tööta, siis meie pole süüdi, aga töötab ilusti ja minu jaoks oli üllatav, sest tegelikult on nüüd olemas nagu 3 või 3 oli, eks Apollo TV kodus ära, 2 alternatiivset telekanalite lahendust Elisa Hubi või Elisa elamuse ja Go3 näol, et isegi kui sul on Telia kanalid ja sa ei taha pulka panna, sul on olemas uuem nutiteler, Samsungi oma näiteks, LG-le on ka mingid asjad olemas, näiteks kõik on, Jupiter on küll ja Hans teab täpsemalt ilmselt, aga point on lihtsalt selles, et minu teada on ka LG-l olemas Go3, eks ole, nii et selles mõttes, et tegelikult tänapäev uue teleri ostmise muidugi teine küsimus, kui kaua tootjad seda platvormi uuendavad, et mingi hetkel võib-olla sa pead sinna mingi pulga ühendama, aga see on nagu tuleviku küsimus, aga praegu tegelikult sa saad ilma juhtmeta Wi-Fi kaudu Eesti telekanalid niimoodi, et sul on ainult telekas, sul ühtegi asja küljes. Ja see on nagu positiivne ja mina ei teadnud seda, et ma isegi ei osanud seda oodata. No super, nii et digiboks ei kuulu teie kohustusliku varustuse hulka. Võtsin mõned poed kohe lahti ja kuigi selle musta reede on veel aega, siis ma vaatan, näiteks Saksast on juba päris palju musta reede pakkumisi, siis Amazoni 4K Max pulk on 35 € ja see Google'i Chromecast TV on 55 €, et iga tähes. Mina maksin selle Maxi eest ka vist 33,99 pluss siis transport oli tasuta Saksa piires ja siis vahendusfirma võttis 8 €, nii et kuskil 40 tuli ta kokku. Meil on saates vaikiv partner nimega Glen Pilvre, mis ei ole kasutamas Twitterit. Ma ei oska öelda mälupulkadega suurusi digiboks. Ma olen selle koha pealt täiesti vana tugev telekatestija võiks küll rääkida asjadest. Ta on see vana Philipsi teler, mis ta vaatab sealt Xboxist või PlayStationist, mis iganes. Ei, ma isegi, ma vahele öelda, ma olen selle koha pealt absoluutselt nagu muutunud pensionäriks, et mul on mingisugune, ma ei tea, mis digiboks üldse on, see töötab, seal on mingi järelvaatamine, mõnikord ma vaatan sealt ringvaadet ja sellega üldiselt kõik piirdub ja siis laps vahib aegad mingid multikaid non-stop, et ma tõesti nagu kuulan ja saan targemaks, aga see kõik tundub mulle, ma pean ütlema, pehmelt öeldes keeruline, et kui ma proovisin Meelis juttu jälgida, siis see ei olnud lihtne, et selles mõttes ma nagu soovitan inimestel, see oli väga asjalik jutt, et seda tuleb mitu korda kuulata. Nendele 3 kuulajale, keda suutab. Ja, et seda peab kuulama mitu korda ja ma mõtlesin ise ka, et äkki peaks tõesti siis ka mingi pulga oma vanasse telekasse pistma, aga samas tahate, nagu see lifehack on see, et kui te tahate teada täpsemalt, ei suuda seda juttu jälgida, siis minge YouTube'i, kirjutage sisse Fire TV, Stick ja Aurora ja tuleb õpetusi, nii et väga hea. Aga Glen, kas sa tahad meile rääkida mõnest muust asjast, mida ka sa siis telekat küll ei vaata, aga kuulad midagi, filmid midagi? Jah, väga krüptoloogilised vihjed loomulikult. Teisi ots lahti, ava oma kaardid.
no ütleme, et võib-olla ajakohasemalt võiks siis mainida, et GoPro ju sel sügisel. No räägi, talv tuleb, suusatamine, lauatamine. Millega ma filmin oma need hetki, viimased 11 aastat või on see rohkem või ma ei tea, 11 või 12 aastat on ju GoPro igal aastal peaaegu, võib-olla jäi midagi vahele, on ta toonud uue kaamera välja, nüüd on siis järg käes GoPro 11 juures ja see on ilmselt ka selline asi, et kui keegi teab, et on olemas GoPro kaamera, siis kindlasti ei teada võib-olla täpselt, mis vahe on seal 9. või 10. või no mis iganes numbril. Kas üldse on? Kas üldse on ja GoPro võiks tegelikult üldse nimetada, oleks kõigil palju lihtsam ka vanematel inimestel, isegi noorematest rääkimata, et need kaamerad võiks olla aastaarvudega, et võiks olla GoPro mis iganes 21 ja GoPro 22 ja GoPro 18, siis me teame väga täpselt, mis aastal see on tulnud, mida võiks sealt oodata ja mida seal ei ole, igal juhul nüüd tuli siis GoPro Hero Black 11 ja. Kas see on 2023 aasta oma? See on 2022 ikka, see tuli nüüd sel aastal. 22, okei. Et eelmisel aastal tuli autodega on lihtne nüüd järgmise aasta mudel, okei. Ja no ega kes vähegi üldse nagu nendest kaameratest lugu peab või tahab oma seiklusi ja muud möllu filmida, et noh, kaamera iseenesest välimuselt on täpselt sama, ta on identne, kui sa vaatad siis 10 või 11, siis ainuke erinevus on seal külje peal on kiri, et ühel on 10 ja teisel on 11, et kõik muu on sama väljast, aga mis siis nagu väärib võib-olla märkimist, et miks tast üldse võiks nüüd rääkida, kui välja arvata see, et lihtsalt igal sügisel see juhtub. Et kuna siin on moodsaks muutunud ikkagi ka sellised, ütleme minu arvates väga kole trend, nimelt vertikaalsed videod, siis tuleb ajaga kaasas käia ja GoPro küll õnneks ei paku päris vertikaalset videot, aga ta on siis venitanud, ühesõnaga esiteks on seal suurem sensor, mis on muidugi väga tore, et sensoril on nüüd megapiksleid grammi võrra rohkem, kas oli 26 või 7, endise 23 asemel eelmise aasta, aga sensori füüsilised mõõdud on jäänud suuremaks, et see on siis 1 jagatud 1,9 tüüpi tolli sensor, et marginaalselt, või noh, on ta ikkagi suurem kui eelmise aasta sensor. Ja nüüd siis video resolutsioon on küll põhimõtteliselt sama, et see on 5,3K, aga selle pildi formaat, kui ennem oli ta põhimõtteliselt ikkagi nagu tavaformaat, ütleme siis enamasti 16:9, et seal oli ikka natuke neid lisarežiime, aga nüüd on siis videoformaat 8:7, mis põhimõtteliselt saab igaüks aru, et kui see oleks 8:8, siis ta oleks täpselt ruut, eks ole. Nii et 8:7 on tegelikult selline pilt, mis põhimõtteliselt on peaaegu ruudukujuline, mis annab siis sulle võimaluse sealt lõigata välja siis ristkülik, olgu see siis püsti või pikali. Ehk et just nagu mõeldes siis nendele, kes tahaksid oma sisu siis paisata kusagile mobiilidega. Pikslite siis nagu ei kaota või et need landscape pikslid on ikka nii palju nagu need peab olema? No ei, sa kaotad ikka loomulikult, et 5,3K on ta siis ikkagi see täiskaadri, mis ta sealt tuleb, selle resolutsioon, eks ole, nii et põhimõtteliselt kui sa nüüd lõikata siis mingit pidi katki, siis sa jääd ikkagi ka pikslitest ilma, eks ole, et kui sa otsustad lõigata horisontaalseid piksleid vähemaks, siis selle arvelt läheb ka neid vähemaks või kui sa tahad ei, no ma mõtlen ülevalt ja alt, nagu sa võid nagu kroppida, et landscape'i osa jääb siis nagu samaks, laius nii-öelda, kui ma lihtsalt tõmban ta, ma ei tahaks olla ruudulist pilti telekasse, et ma tõmban ta kitsamaks. Siis sa võtad ülevalt alt ära ja siis on laius jääb samaks. Liigutada üles alla, eks ole. Absoluutselt, ja saad kasti liigutada, et see on tegelikult päris suur uuendus, et kui nüüd ongi selline, mis iganes generatsiooni täht võiks olla, kes tahab siis vertikaalset videot ja sellega möllata, siis see tegelikult on märkimisväärne nagu muutus või uus omadus. Ja võib-olla teine selline ka tore ja uus omadus on siis see stabilisaator, et juba varem tegelikult GoPro on teinud oma kaameratele ju need nii-öelda hypersmooth nimelised stabikad on olnud erakordselt head, tarkvaralised ja iga generatsiooniga on näinud seal paremaks. Eelmisel 10 oli ta nüüd, kui ma ei eksi, siis kas oli 45 kraadi, siis see nurk, mida stabilisaator suutis nagu sirgeks keerata ilma milletagi või sekkumiseta, et see tundus ikkagi väga sujuvalt libisev. Nüüd on see nurk siis 360 kraadi ehk põhimõtteliselt kaamera võib teha ka tiiru ümber oma telje ja horisont püsib siis selle koha peal, kus siis kas on seadistatud või siis aitab seda tehisintellekt nii-öelda öelda, ehk et ta suudab hoida horisonti. Ja see peab olema siis ikkagi tiir nii-öelda horisontaalsel teljel. Just seda küll jah, või selles mõttes, et mitte siis jah tiir nagu, mitte saltot nagu nii-öelda, et vaatad maapinda ja siis taevastest, siis ikkagi vahepeal, siis oleks vaja juba sellist kaamerat, mis vaatab 360 kraadise nagu objektiiviga, eks ole. Aga horisontaalteljel see toimib ja tõesti see stabilisaator on selles mõttes tõesti erakordne, kui sa võtad selle kaamera pihku ja lähed lihtsalt jooksed ringi nagu täitsa niimoodi
suvaliselt või noh, ma küll ei proovinud seda ilmselt, kui sa koerale teibiksid kuskile kõhu või pea külge, siis tõenäoliselt on siuke tunne, et mitte koer ei jookse, vaid droon lendab. Et see stabikas nagu noh, see väärib kindlasti mainimist, et see on tõesti nagu äge. Ja ütleme, muud muutused on natuke niisugused jah marginaalsemad, et aku on nüüd noh, tegelikult juba eelmisel aastal GoPro tõi välja samas mõõdus suurema aku, seal oli mingisugune turundusnimi ka. Nüüd on see suurem aku siis kohe 11 komplektis. Seda ma küll tõsi ei ole nüüd testinud, et kas ja kui palju see suurem aku siis nüüd parem on, aga noh, ta peaks olema, see suurem aku oli umbes seal 40% võrra rohkem mahutavusega. Protsessor on ilmselt sama, nii et noh, ütleme nagu selle pildi pool iseenesest, noh, ma sellist täppisvõrdlust ei jõudnud siin teha, et pilt on lihtsalt nagu ikka, ta on suhteliselt hea. Fotoosakonnast on juurde tulnud siuksed ägedad öörežiimid, et sa saad seal ka siis teha sellist triipudega mingeid valgusjutte ja need on siis puudutatud fotot, eks ole. Ja siis noh, kuna ikkagi GoPro kasutaja on ka ikkagi profi hõnguline ja tihti päris proff, et nüüd on siis ka video värvisügavuse bitid on siis kolinud 8/10 peale. Nüüd põhimõtteliselt siis annab see ikkagi oluliselt juurde värvitoone, et kes tahab siis pärast oma videot järeltöötluses koloreerida ja muid asju teha. Et see on ka siuke profide poolt väga oodatud upgrade, et noh, nii. Ei, ma olen väga põnevil sellest, mis sa räägid ja juba võtsin lahti kõik poed, kus seda vaadata ja ma lihtsalt ohkan siin kõrval sellepärast, et võib-olla sel põhjusel, et iga aasta tuleb uus GoPro välja või mul põhjusel on see ikkagi väga kirju pilt, et kui palju ma selle osta siis saan, sest et mul tundub tihti, et üle-eelmise aasta mudel on veel müügil, eelmise aasta mudel on müügil 10. No, ütleme, kui sul on üle-eelmise aasta mudel, siis on ilmselgelt, kui sa oled selline ikkagi inimene, kes kaamerat päriselt kasutab, see ei ole sul ainult riiulil, siis on see nagu raudselt väärt upgrade'i, sest tegelikult 10-ga muutus protsessor, et tuli siia sisse, kui ma eks oli see GP2 oli siis selle protsessori tüüp. Et see andis nagu oluliselt juurde nii kasutatavusele, kiirusele, kõigele, et noh, selles 11 on see nüüd sama, eks ole, et pigem kui sa oled selline aktiivne kasutaja, siis isegi sa võid kaaluda, kas see upgrade 10-st 11 on väärt, noh, kui sa tahad seda ruudukujulist videot või tahad seda super stabilisaatorit, noh, siis on point, eks ole, aga noh, kui sa oled selline võib-olla tavaline hobisportlane, kes korra, ma ei tea, 6 või paar korda aastas võtab kaamera riiulilt, siis noh, ilmselgelt ei ole vaja nüüd tormata poodi seda eelmist põlvkonda välja vahetama, eks ole, et võib-olla siin noh, isegi võib teha ka seda järeldust natuke GoPro enda sellisest turundust tagline'ist või pealkirjast, et kui 10 kohta GoPro reklaamis seda, et see on uue ajastu algus, siis 11 kohta ütles ta, et kohal on lõpuks 11. Et 11 is finally here, et ühesõnaga noh, iga kord on vaja ju midagi uut jälle välja mõelda, aga jah, et 10-ga nagu algas jah, natuke vähemalt selle protsessori poolest uus ajastu, aga muidugi ilmselt varsti võiks ka rääkida kaamerast, mida nad ka välja hüüdsid, aga päriselt kahjuks ei ole sellele veel saanud näppe külge panna. Nimelt üle hulga aja GoPro tegi ka siis jälle väiksema versiooni, ehk et kui praegu need, millest me räägime, on ikkagi sellised noh, läinud natuke suuremaks tikutopsiks kogu aeg, siis omal ajal oli GoPro'l kaamera nimega Session, mis oli pisike kuubik ja nüüd tegelikult sellest samast 11-10-st siis ka tehti versioon, mis on ilma ekraanita ja on ka kuubik, mille nimi on siis 11 mini. Ja see oleks selles mõttes ka huvitav kaamera, mis tõesti nagu vormilt ja kõigelt on ikkagi, noh, ma julgeks arvata, et on tükk maad kompaktsem ja kergem, et siis oleks näha, et kas ta on ka siis sisuliselt, on ta palju halvem või mitte, et ei tohiks nagu väga olla, et see võiks olla selline nagu teist liiki kaamera, mis juba natuke teeb lihtsamaks selle otsustamise, et kui sa tahad ikkagi pisemat kaamerat. Nii et noh, ütleme ühest küljest on see nagu igav, et igal aastal see juhtub, aga teistpidi on omamoodi põnev vaadata, et kuidas üks firma, kes on ju tegelikult nagu aasta 10 jooksul juba rohkem, eks ole, kuidagi defineerinud selle seikluskaamerate turu või omistanud selle niivõrd ära, et see on nagu niisugune kultustoode, et kõik need teised tootjad on ju proovinud ja igal sügisel ta teeb uue kaamera, see on nagu sama kindel, nagu tuleb umbes aastaaegade vahetumine ja sellest on nagu põhjust rääkida ja ikka suudetakse millegagi nagu üllatada, et kui tundub, et jah, 11 on lõpuks kohal,
noh, ilmselt juba kuskil on ju 12 laua peal, et midagi tuleb siia jälle nüüd juurde, eks ole. jah, neil on valmis kuni 18 need kaamerad No, sa lihtsalt ei tea seda veel. see roadmap võib olla kindlasti olemas slaididel, mis tuleb järgmised 6 aastat, nii et. No, me oleme saanud, meil on täna selline saade, kus iga valdkonna 3,5 huvilist saavad midagi, eks, et Meelis rääkis Fire Sticki ja siis Glen siin jahutab uudisimu 3,5 ekstreemsportlasel, kes tahaks ja just, et noh, hinnavahe ma praegu vaatasin huvi pärast, et 10 pakutakse täna alla 400 või oli umbes 400 ringis 5 või 11 küsitakse nüüd 550, nii et päris suur vahe on see iseenesest, et selles mõttes võib. Sest ütlen vahele, et jällegi Saksa Amazonis on 450 on see uus GoPro, mis mul on juba ostukorvis, nii et väga põnev. Mis see sinu ekstreemsport siis Hans on, kus sa käid seda? Ei, mina tahan suusatada ja mitte murdmaad, vast ütlen kõigile ära. Kas sa filmid oma neid, aga väga huvitav, kas sa filmid oma neid laskumisi või mitte või? Ma olen filminud, ma võin kõigile öelda ausalt telefoniga. Ja see on väga ekstreemne, see on väga ekstreemne. Aga see õpetab muide suusatama paremini niimoodi, kui sa üritad. Ja ma olen nõus, ma olen ka ühe käega mingil madalamal nõual lapsi filminud, kui nad sõidavad, et siis hoiad, eks ole, käes seda telefoni, sa tead, et sa ei saa kukkuda ja jalad peavad tööle hakkama, see toimib ja. Nii et mul on nüüd välja mõelda, et milline kinnitus see peaks olema, see ei saa rinnapealne kinnitus, ma panen oma rinnaga sinna suunda, kus ma filmin ju, see on väga raske suusatada, aga võib-olla siis panna pähe või kätte või kiivri peale. No tegelikult, kui sa juba jutu nii spetsiifiliseks viisid, siis ma nagu puhtalt oma personaalsest kogemust muidugi. Minul oleks soovitus ikkagi vaadata siis noh, kas nüüd GoPro valiku poole või mõne teise tuntud tootja, kellel on pakkuda 360 kraadine kaamera. Ma ei riski, ma ei julge, see on väga hea, et sa seda ütlesid, aga ma olen see, et ma ei julge seda 360 võtta, sest ma kardan, et ta moonutab selle pildi nii ära, et see on nagu naljakas vaadata, aga tegelikult sa ei näe detaile. Vaata, no jah, loomulikult see resolutsioon ei ole kokkuvõttes nii suur, aga sa saad sealt tegelikult väga kasutatava pildi, mida siis vaadata pärast noh, nii-öelda mitte niimoodi nagu see olekski kogu aeg mingi mulli sees, aga sa võid sealt lõigata siis need huvitavad kaadrid, sest kui keegi seal kusagil teeb mingisuguse asja, mis sinu kaadrisse ju muidu ei jääks, siis 360-ga jääb, sa saad filmida ette taha, et see on äge ja kui sul on juhtumisi olemas virtuaalreaalsus peakomplekt, eks ole, siis sa paned selle video sealt mängima ja oh imet, oled ise nagu seal suusatad mäest alla, et ma mäletan, et just see oli umbes samal ajal, kui sai prooviks mingid kaadrid tehtud ja oli see Oculus'e ostmise aeg just ja siis ma pärast avastasin, et õudselt äge on, et sa vaatad seda nii-öelda oma laskumisvideot pärast nendest peakomplekti prillidest ja vahid siis ette taha külje peale üles ja kihutad mäest alla, et see on äge. Kas sa, Glen, oled võrrelnud seda GoPro't ka mõnede teiste kaameratega, mu pole ammu kursi, ma tean, et DJI-l on mingisugune suhteliselt mõistlik kaamera. No on, ei ole nüüd otseselt loomulikult seda ühte-teist ei ole võrrelnud. No ta on kindlasti parem praegu, ta on hetkel praegu kõige kõvem, aga seal on nagu konkurentsi ka. On ikka, aga üldiselt, noh ma mäletan, et kui DJI tuli selle esimese oma kaameraga välja ja pigem oli see selline, see oli täpselt nagu see efekt natukene, et olid mõned asjad, kus selline uus tulija nagu võib-olla ongi tehniliselt võib-olla nagu kuidagi üle või mingitelt spekkidelt, aga GoPro tugevus nagu seisnes sellises ühtses tervikus, et ta näiteks salvestas väga naturaalset häält, see pilt, see hüperstabilisaator oli nagu ülihea ja olid siuksed kokkuvõttes kuidagi oli nagu see efekt, miks mingisugune tuntud bränd oskab teha hästi autot ja keegi, kes hakkab seda võib-olla tegema eelmisel aastal, ei saa aru, et ma ei tea, piduriklotsid tuleb hoopis niimoodi panna, siis nad pidurivad paremini, et GoPro'l on nagu sellist know-how'd taskus, mille baasil nad tegelikult tänaseni ikkagi väga hästi toimetavad ja mitte üldse ei ole nagu pidama jäänud ja muidugi rääkimata sellest, et kogu see kinnituste maailm, mida me kõik tegelikult noh, pehmelt öeldes ju kopeerivad, et ükskõik mis teise tootja sa võtad, siis kindlasti on neil, kui mitte karbis, siis saad juurde osta nende kinnituse, mis sobib GoPro kinnitusega, eks ole. Et tegelikult GoPro maailm ikkagi on selles mõttes nagu noh, see standard on nii kindel ja see ongi see sama koht, et kui ma täna tahaks ise filmida ükskõik mida, kas siis töö jaoks või video, ütleme noh, nii-öelda produktsiooni jaoks või oma tarbeks, siis kuidagi ma tean, et ma võtan GoPro ja ma tean, et kaamera taha see nagu ei jää ja ikkagi võib muidugi vaielda selle koha pealt mingite nüansside või kasutusmugavuste, aga suures plaanis on GoPro ikkagi number 1 nagu täitsa põhjusega, jah. Nii, kui meil on saate failis on veel mitu asja,
aga vaadates Aga äkki kellaaega, neid mis on vist- täiesti lõhki Jaa. , siis Jah. me isegi ei ütle praegu, mis asjad need on, jäägu need kõigile üllatuseks. Ja tõenäoliselt on õige aeg saade ära lõpetada, sest et nagu ma olen aru saanud, paljud inimesed kuulavad meie saateid sporti tehes. Ja meie saate pikkus on praegu ligi tund ja kui me siin veel 20 minutit jauraks, siis inimestel läheks spordi tegemise rütm täiesti sassi. Ja sellest Tund sünniks aega on palju siuke paksu paras trenni pahandust. Väga paras trenni aeg et meie lõpetame siin oma jutu ära ja venituste harjutusi tegema. ja kui just minge venitage ja kui te järgmisel nädalal jälle peaksite sporti tegema, siis me oleme järgmisel nädalal jälle tagasi ja samal ajal ja samas kohas, nii et kuulmiseni.